Värav 29 on teada-tuntud kui jah kõigele ja parimas väljenduses Värav 29 ei ole jah kõigele energia. Värav 29 parimas väljenduses on ülimalt selektiivne oma jahhidega ja parimas väljenduses Värav 29 energia pühendub jäägitult ja pühendub pelgalt sellise armastuse ja sisetunde najalt. Tegemist on ikkagi sakraalse energiaga, mis pühendub hetkes kooskõlas siis enda sisetunde, strateegia, autoriteediga. Ja Värav 29 on erakordselt imeilus tantristlik energia, mis on võimeline rajama paradiisi aedu ka kõige viljatumale pinnasele ja rajama neid pelgalt seetõttu, et kui ta on midagi ette võtnud ja päriselt südamega ette võtnud, siis ta ei jäta pooleli. Ta ei jäta pooleli, ei anna alla siis, kui asjad lähevad keeruliseks, siis kui eduelamust ei saabu, siis kui tuleb taluda pikka aega ebamugavust, ületada igasuguseid takistusi, raskuseid, tulla toime tagasilöökidega. Ehk siis tegemist on pühendumisega selle sõna kõige kõrgemas väljenduses. Ja pühendumisest hästi tihti räägitakse kuidagi ajalises võtmes. Hästi huvitav on see, et meil eriti Eestis on tendents arvata, et pühendumine on pühendumine siis, kui sellel on mingi pikaajaline mõõde. Värav 29 võtmes pühendumine tähendab seda, et ma olen jäägitult kohal selles kogemuses. Ma ütlen jah ja ma olen päriselt siin ja ma toon lauale kõik. Ma olen teatud mõttes nagu all in sellel sõidul. Ma astun puhtalt oma sisetunde najalt rongi ja ma ei vaja mingisuguseid garantiisid selle kohta, et kuhu välja jõuab, millal jõuab, milline sõit saab olema, millist toitu mulle pakutakse ja palun garanteerige mulle ka, et kaasreisijad on mulle sümpaatsed ja meeldivad. Vaid see on jah elule, jah seiklustele, jah kogemustele, jah ettevõtmistele, jah suhetele. Ja Värav 29 on väga tugevalt seotud suhetega, ehk siis inimestega, kellega me oma elu jagame ja kellega me jagame ka elulisi seikluseid. Ja parimal juhul iga selline jagatud seiklus, vahet ei ole, kui kaua ta kestab, ta kasvatab ja arendab meid. Ehk siis sisuliselt mis tahes ka suhte või teekonna või elulise tsükli lõpetuseks küsimus ei ole niivõrd selles, mis sulle kätte jääb, vaid selles, kelleks see kogemus on sind kasvatanud. Ja teinekord ka parimad teekonnad, ka kõige väärtuslikumad suhted saavad ühel hetkel oma loomuliku lõpu. Ja siis on oluline hinnata teekonda teekonnana ja jällegi mitte püüda üle venitada midagi lihtsalt kohusetundest või siis klammerduda mineviku külge, sest et kunagi sai ju midagi lubatud. Ja just nimelt selliseid lubadusi tegelikult ongi praegu hea aeg üle vaadata. On hea aeg üle vaadata, mida sa oled kokku ahnitsenud ja millised võib-olla kunagi öeldud jahhidest täna on sinu jaoks juba korralik energialeke. Ja otse loomulikult praegu on aeg pühenduda. Ehk siis, kui elu toob su ristmikule ja sa tunned, et this is it, siis ole piisavalt julge, et hüpata tundmatusse ja teha seda ilma